Daamid ja härrad, kell sai 18.00. Täna on 6. märts 2026. Me oleme tulnud siia selleks, et tutvustada teile raamatut Kuritegelik raha. Selle raamatu autoriks on legendaarne, siiani olnud siis küll pigem jõumeeste, kulturistide ridades tuntud Gert Koršanov, aga võta näpust mees üllatas raamatuga ja anname sissejuhatuseks peasüüdlasele endale mikrofoni. Tervist kõigile, aitäh, et siia kohale tulnud. Nagu täna hommikul Rahvaraamatust kirjutati, et üllatavalt suur huvi oli Facebook atendi peal, et kui vaatame rahvase kohale, siis tundub, et see huvi on nagu päriselt olemas. Kuna raamat on tegelikult juba mõned nädalad väljas, siis siiski neid väike ärevus tutvustada siis oma raamatut Kuritegelik raha, mis on siis tegelikult tükk aega mul kodus seisid ja nüüd õppisin mis langema. Aga enne veel, kui ma väikseid peatükkisid ette võetud, mitte peatükki, aga väikse lõigu, siis ma oleksin tahtnud tänada inimesi, kes raamatu taga on. Üks põhimees, kes 2022 mulle nõu andis, kui ta luges mu mõtteid siis paberil, et kuidas neid siis lugusid järjestada või kust nagu alustada ja kust lõpetada, siis tänu temale põhimõtteliselt on see raamatus selline, nagu ta täna on, et selles on üks kirjanik Lauri Räpp, et eks ta täna siin on, aga igal juhul tänud Laurile. Ja muidugi tänan sõpru, kes siis võib-olla on juba ära tulnud ennast seal raamatus, et Nildule paljud sõbrad siis mitte ei tea neid lugusid, vaid on siis neid lugudes osalenud. Ja muidugi tänud Rahvaraamatule, siuksele mehele nagu Rahvaraamatu juhataja Rain Siimer, kes siis on korraldanud kõik siis selle, et see päriselt siin rahva vahel oleks Rahvaraamatus müüdud. Samuti tahan tänada siis oma abikaasat, oma eksnaist ja poega, kellele siis see raamat on pühendatud. Ja mõtlesin, et ma siis, ja muidugi hiljaaegu, ma tegelikult oli see raamatuga oli veel suhtene nüanss, et kui ma see raamat kokku sain, siis ma polnud päris kindel, kas ma julgen seda välja anda, aga siis aasta jagu enne mind andis mulle sõber Meelis oma raamatu välja. Et see siis tegelikult julgustaski siis mu enda lugu välja laskma. Aga ma proovin väikse lõigu teile ette lugeda. Ma olen prillid ka ette kirjaniku. Poole tunni pärast jõudsin ühe maja juurde. Taga istuvad kaks meest, valmist autost välja ja tulid mõne aja pärast auto juurde tagasi juba kolmandal. Kolmandal mehel on nina puruks töödud ja verd lahmes, need kogud tees ärk oli punane. Selle tüübil autosse istuda lubatud, et ta pakiti pagassi juurde, bensiiniga nesti kõrval. Uskuge mitte, aga see liigutanud minus ühtegi närvi, ega tekitanud ühtegi küsimust. Siis sellel ajal, see aeg oli 1996, ma olin 15 aastane. Kui veline tüüp oli pagasiruumi pandud, öeldi mulle, et tavai sõidame. Lähme lähemasse olevasse karjääri. Alles siis tärkas minus küsimus, et oot, mis siin praegu toimub. Aga välja ma seda ei öelnud. Kui jõudsin karjääri, ronisid kõik autost välja. Ja kasitas olen mees pidid tõule. Mehed võtsid kanistri, jalutasid tüübiga autost eelmine. Ma seisin auto juures, toetasin tagumikku kapottile ja jälgisin, mis edasi seal. Mees, keda eelnevalt juba kodus pekstud oli mu tuttavatel puiduärimestega suure summa raha rõldaja. Õigemini võiks asja kirjeldada nii, et üks pätt üritas arvestada teistel pättidel.
kuna arvas, et varastatud palkide varastamise pärast nagunii keegi politseisse kaevama ei lähe. Ta oli aga valesti kalkuleerinud. Need mu tuttavad ei kavatsenud politseisse kaevata. See oli aeg, kus oma kohus oli alati tõusam abinõu kui politsei, kellel sageli kõik võimalikud vahendid, või nagu tänapäeval öeldakse, ressursid puuduvad. Need karjusid, käskisid ohvrit põlvitada, üks meestest varastas ta tervise keha minu poolt garaažis toodud kanistris oleva bensiiniküle ise röökides. Kas sa ei tea, kelle tagant sa varastasid? Kas sa ei tea, kes me oleme? Need laused, kas sa ei tea, kes me oleme, olid 90-ndatel üsna tavapärased. Igaüks arvas, et on keegi, tahtis seda teistel kuulutada. Igas külas ja linnas jagus sellised kuhjad. Küll aga oli vähe jultumust nendel, kes kedagi karjääri viisid ja bensiiniküle tagasid. Kanistist ohvri peal kallatud bensiin haises oli väslikult vände. Olgugi, et seda tehti autost mitukümmend meetrit eemal, oli väisu väga hästi tunda. Ja siis nägin ma esmakordselt, kuidas inimese juurde kadus ja vastupanu murdus. Nii, sõbrad, selline üsna sügav ja intrigeeriv sissejuhatus. Ma ise omalt poolt pean tunnistama, et jah, 90-ndad oli selline huvitav aeg ja nendest juhtumitest, kui ise tänapäeval noortele räägin, siis mul on korduvalt öeldud, et kuule, ära jama, et juba nende lugude eest võidakse sind sinu peale kaevata ja mingisugust menetlust alustada. Aga Gert, alustan mina oma küsimustega. Esimene selline kõige olulisem küsimus, miks sa selle raamatu kirjutasid? No, ega algselt oligi plaan raamat kirjutada, aga ma olen öeldud ka, et algul lihtsalt kirjutasid kuidagi mingi tegevus endasest välja, et panin siukseid mõtteid paberile ja arvasingi, et need sinna jäävad arvutisse. Aga siis, nagu ma ütlesin, kohtusin päris kirjaniku ja meil tuli kuidagi jutuks siis minu need mõtted. Ja siis ta andis mulle märku, et ma võiksin nüüd talle saata, et ta viskab külgu peale. Ja siis ta arvaski, et tegelikult seal on sukest raamatumaterjali küll ja küll, et siis ta andis mulle soovitusi ja nii siis see mõte lõpuks tema mulle pähe panigi, et sellest võiks nagu raamat sündida. Kirjeldas seda raamatu kirjutamise protsessi detailselt natukene, et kuidas te see koostöö sujus, et ma kujutan ette, te olite üsna erinevad inimesed ja kas nagu kirjelda seda protsessi? Ja ei, protsessi osas selles mõttes töötame ikka üksi selle kirjutamisega, et pärast seda, kui Lauri oli mulle andnud siis sellised juhised kätte, siis mul tegelikult tekkis niisugune, ma ei tea, inspiratsiooni puudus. Ma võtsin need mõtted, mis ta mulle andis, võtsin teadmiseks, sinna paika need jäid, et see kohtumine oli meil kus 2022 aasta ja tegelikult ma alustasin kõige selle uuesti, 25. aastal uuesti. Et seda põhjusel, et me reisisime pidevalt abikaasaga Itaalias ja täitsa juhuslikult sattusime Kardaäärde kuskil hotelli, kus siis õhtul peale milles avanes niisugune vapuste vaade ja kuidagi sealt hakkas see mõtteline jooksma, nii et pärast seda ma planeerisin veel 3 korraks sinna sammu hotelli omale toa ja põhimõtteliselt selle 3 korraga sai see raamat siiski valmis kirjutatud. Nii võib öelda, et see raamatu valmisprotsess on aega võtnud 6 aastat. Gert, räägi, kas sa koolis nagu õppimisega oli, et mis seis sul nagu koolis kirjandustundidega oli? No õppimine oli minu jaoks vähe teisejärguline asi, et suurt ma seal koolis millestki aru ei saanud ja kirjandusega on eriti siuke häda, et kui ma kutsekooli läksin, siis ma suutsin omal kirjandusõpetajaga niimoodi tundi minna, et mind visati välja ja lubatud praktiliselt 3 kuud tundi. Siis ma käisin ja kauplesin direktori käest, et ma tundi ära saaks, et ma saaks pool vähemalt ainet ära lõpetada selle ainet. Et sellega oli paras jama ja kirjutamise kui sellisega oli üldse probleem, et seal oli vaja küll mingid esseesid ja kirjandit kirjutada, siis mulle tundus see täiesti ebanormaalne asi. Et ühte A4 täis kirjutada tundus minu täielik kosmos, aga raamat lugemisest ei tahtnud see aeg nagu rääkida, et mulle tundusid täiesti mõttetud asjad raamat lugemised. Et täna niisugune 3 aastat hiljem mul on muidugi hea märjad.
mis sa, Gert, arvad, et kas su oleks ette kujutanud, et sina kunagi ette kujutanud, et sa hakkad raamatut kirjutama? Kirjeldusõpetaja või kindlasti kujuta, ja olgem ausad, ma ise mitte ammugi. Et see kuidagi juhtus nii, jah, et mingi asi viis teiseni ja teine asi viis kolmandani. Ja kusjuures meil oli just siin nädalakene tagasi oli seesama kool, kus siis kirjeldusõpetaja välja viskas. Tegelikult ma olin peale kooli, oli siis samas koolis oli kehaskasvatusõpetaja paar aastat. Et meil oli seal õpetajate siis kokkutulek. Ja siis ma hirmesti lootsin, et ma näen oma kirjeldusõpetajat ka seal, aga kahjuks mul oli seal ja meeldi, et eks mul tuleb see teevind ette võtta ja ta ikkagi külastada juba raamatuga. Et näha need esimesed emotsioonid, mis ta saab siis. 90ndad ja võib-olla 2000ndate algus oli see täiesti veider aeg, selliseid hästi absurdseid olukordasid tuli ette. Et kas on mingisugune lugu, mida sa võib-olla siia kaante vahele pannud rääkida? Nende lugud ongi täpselt see, et need, mida ma rääkida ka, juba raamatusse ei pannud. Et päris kõik lood nagu pliiatsite pabertiga ei kannata. Ja ütleme nii, et sellest raamatus toimuvad asjad on üsna leebed ja tagasihoidlikud, aga ega ma ütlen ausalt, et ma pigem jätaskime nendega ja kõiki päris rääkima, kirjutama ei hakka. Kuidas sa nagu ise tunned, et kui sa nüüd nagu tagasi vaatad, et kas on mingisuguseid asju, mida sa oleksid teinud kindlasti teistmoodi? Kas on mingisuguseid asju, kus sa tagantjärgi kahetsed, et seda tegid ja võib-olla mingid momendid, kus sa oled ise endale mõttesõlale patsutanud, öelnud tubli poiss, et sa selle ära tegid? Ma olen empaatia võinud inimene, ma arvan, et eneseimetaja, ma pigem kogu aeg patsutasin end ära. Tubli, et ma kõik ära tegin. See mul sukest asja ei ole, ma midagi kahetseks või midagi, mõtlen, et midagi ei oleks pidanud tegema. Et tihtilugu neid, kas või neid lugusid kirja panin, siis seal mõne tüübi peale mõeldes mõtlesin, et oleks mida rohkem tegema. Et seda nagu ei ole jah, et ma midagi tegemata oleks jätkunud. Kui sa meenutad seda vana aega, 90-ndaid, kas sa oled ennast tabanud mõtted, iseennast analüüsides, mõtled niimoodi, et kas tõesti ma suutsin sellel ajal niimoodi mõelda? Ja ei, täna muidugi selles mõttes, täna ei tundu need asjad, mis ma tegin ja mõtlesin üldse reaalselt. Ma ei kujutagi ette, et kas ma seda jälle seda raamat lugesin. Täna 44-aastane, ma ilmselgelt sihukest asja ei teeks ja seda enam, et kui ma selle raamatuse pöördud, siis ma olengi pigem sihukese reaktsiooni või selle seisukoha võtnud, et jumala eest mul poeg sihukest asja tegi tegeleks, nagu mina tegelesin. Et muud nagu ei olegi, jah. Vaatan, mees läheb vaikselt härdaks. Keit, ole hea, tõsta käsi, et siin kõik näeksid, et kellest jutt käib. Keit, lõpetuseks ma palun sulle, et sa vaataksid niimoodi silmaga üle kogu selle seltskonna, kes siia on kohale tulnud. Kui paljudest, visuaalse pildi põhjal, kui paljudest on selle raamatu kaante vahel mingisuguseid väikseid elemente või mingi eraldi story? Paar kõik on. Kas nad seal ennast ära tunnevad? Ilmselt tunnevad. Siin on paljud, kes on enne raamat ka ostnud ja siis on mulle tihtilugu helistanud, ütleb, et kuuled, et kas sa räägid minust? Kas see lugu on ikka nii? Ja aga suhteliselt kõnesid, kus öeldakse, et kuuled, et see lugu oli hoopis teistmoodi. Miks sa seda nii rääkisid ja mitte teistmoodi?
nagu ma ütlen, et kõike nagu paberile taha kõige panna ja selgitada. Aga jah, et siin leiab mõned inimesed, kes siin kaantele on täitsa olemas. No nii, kallid sõbrad, nüüd on see osa, kus te võite ise kirjaniku härralt küsida erinevaid küsimusi ja ärge kohe tormake siia pilti tegema, et see on siis pärastpoole, kui meil see tutvustuse osa, ametlik osa läbi saab. Aga kui on kellelgi mingisuguseid küsimusi, täpsustusi, meenutusi, siis mikrofon on teie. Ma siinkohal täpsustan, et Gert ütles, et tead, kui sa selle mikrofoni annad sinna publikusse, sa ei saa seda mikrofoni enam kätte, et kõik on nii jutukad ja emotsionaalsed ja siis ma vaatan, kuidas karupojad nagu eemalduvad vaikselt. Kas on kedagi, kes tahab? Jaak läheb siia. Nii. Küsimus Viktor, mis osa raamatus sulle endale kõige rohkem meeldib? Ei, et tegelikult oli natuke hirm suurem, kuna tegu oli mu eksmeesega. Ma mõtlesin, et küsimus on natuke hullemad. Aga enne kui ma vastan, mul seoses Venaga tuli siis meelde ka mul see raamatus mingid asjad, et see aeg, kui ma tegelesin, millega tegelesin, siis mu suurim hirm ei olnud mitte kunagi see, et ma politseile vahel jään või mind arestitakse. Mu tegelik hirm oli alati see, et kui ena sellest teada saab, et siis kodus seda jama ei üldse nagu heppida. Et ma olin nõus enne istuma kuskil kambris kui pärast kodus. Aga mis osa mulle kõige rohkem meeldib? Ei tea, kas meeldib, ma arvan, et kogu raamat on suhkene hea ütlustus, et mulle endale, kui mitte nüüd ette rääkida raamatut, siis Antslas elu või olu, siis kui spordiklubi esimest korda avasin ja sellega seal toimetama hakkasin, ja muidugi üks põnevaid seik oli ka siis minu kandideerimine kohalikku volikokku, et see on üks niisugune põnevaid ja üks intriigi tekitavamaid lugusid üldse seal siis selles kohalikus asula ajaloos. Ma siin kuulasin neid hirmu ja õuduslugusid seoses eks-perenaisega ja tabasin ennast mõttelt, et ka sealtpoolt võiks üks raamat tulla vastu kaalus sellele, mis me siitpoolt kuulsime. Aga minu üks selline mälestus, ma ei tundnud, ei teadnud Gerti. Minu teed olid sellele, ma elasin pealinnas ja Tallinnas Kulturismiliidu peakorteris. Kulturismiliidu tolleaegne president Arnold Tokko ja Ott Kiivikas arvutasid omavahel elavalt, et Antslas on mingi hull vend, kes on teinud jõusaali, kus on kõik masinad roosad, et naiste saal ja kõik on roosaks värvitud. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et mis vend see selline on ja siin ta nüüd istub ja tutvustab oma raamatut, et loomulikult ma arvan, et Gert võiks neid raamatuid veel ja veel kirjutada, et huvi kaotaks järge, aga annan kommentaari selle roosa jõusaal, et see tegelikult oli Võrus, mu teine jõusaal ja seal tekkis spordiklubis tekkis olukord, kus nagu kui täna fotograaf ütles, esireas istuvad sellised mammid, et seal saalis käisid kõik sellised mammid ja ütleme, tavainimestele tundus see saal niisugune natuke brutaalne koht, kus käia, siis ma ei leidnud muud lahendust, kui õppisin ruumi juurde ja ostsime sinna uude ruumi siis uued masinad, mis olid siis kuldset värvi ja kus olid roosad nahad peale pandud, nii et lihtsalt selle jaoks, et saaks kõrneva sugupoolse jõusani kasutada. Et siis ei ole välistatud, et tänasel päeval võime ka lillaks värvitud jõusaali näha. Nii, aga sõbrad, on teil küsimusi? Praegu on teie võimalus küsida Gerdilt. Jaa, ma küsiks. Ei, mul ei ole vaja mikrofoni, mul on hääl piisavalt. Vaata, Gert, sa oled nüüd saanud nagu sule jooksma esimese raamatuga. Siis värvikas tegelane nagu sa oled. Lugusid kindlasti on ju rohkem, mis on ühes raamatus. Kas on lootus ka näha nagu mingid järgnevaid osasid?
ausalt. Järje peale olen mõelnud ühtepidi teistpidi, aga mulle kunagi hea sõber Mark on öelnud, et iga järg on originaali andkoopia. Et mulle jäi kuidagi see meelde ja ma ütlen, et selle teemalist ma ei kujuta, võib-olla 40 aasta pärast jälle. Et siis, kui ma olen kindel, et keegi mulle turjas ja karatab, siis võib-olla tõesti kirjutan veel ühe, aga antud momendil selle teema kindlasti mitte. On mõttest läbi käinud seoses mul siis paralleeleluga ehk siis spordi poolega, Rammumäe poolega, et kui ma tihtilugu räägin oma Rammumäe ajast, siis lugusid siis paljud on arvanud, et see võiks ka kuskil kaarte peal olla. Et vigastusi asju on olnud säänsed ja määnsed, et mõned on siiamaani, kelle rääkida ei uskunud, et siis võib-olla selle teemaline pigem. Aga miks mitte, kuidas me tegime uue fenni, näed, seal on veel üks tegelane, aitab ka kirjutada meil. Jaa, ei, uue fenn on ka siuke huvitav sündilugu sellele, et aga ei ole ka välistatud. Aga siis peaks võib-olla jah, kaaskirjanikult juurde võtma. Aga film? No film on, ootan praegu sõbra Meelise filmi kõigepealt ära. Et see on suhtele, mis kogu aeg kukalt katsib ja kogu aeg mõtled, et ma ei tea, niimoodi muidugi öelda, ma mõtlen kogu Meelise peale, aga tihtilugu jääb mõtlemas, et ikka miks seda filmi juba ei ole. Ja tihtilugu helistab Meelisele ja uurin kogu aeg Meeliselt, mis särk selle filmiga nüüd on. Et ootaks seal Meelise film ära ja siis võib-olla hakkaks otsima endale partnerid, kes võib-olla sellest kui saaks teha. Aga kes võiks mängida peategelase osa? Täna on küll AI-ga võimalik nooremast teha, nüüd ma mängin ise. Praegult ei oska niisugust asja öelda. Et eks aeg näitab, jah. Nii, aga ma annan ära Vellole mikrofoni. Tere päevast või poole õhtul. Ma tulin ekstra sinu pärast. Ma tean, kes sa oled. Raamat. Mul oli 500 pilti ja 500 lehekülge. Nüüd ma kirjutan raamatut oma õpetajast. Eriti väga meelt, et sa paljastad seda kuritegelikku elu, millest mina tulin läbi nagu tulest ja veest. Ja ma loodan, et siin raamatus on ka see, et sa oled tulnud läbi tulest ja veest ja teinud boksi. Kert oli boksitreener Võrus, tuli võistlustele poistega ja poisid olid küllaltki algajad. Niimoodi olid tuua poisse võistlustel, nad olid aktivist ja kõik nad välja, ega nad kõik ei võistnud. Mõni võitis, aga nad olid Tartu võistlustel. No, nüüd on täitsa hull lugu. Tartu esivõistlustel oli tollal 60 poissi. Tänavast nädal tagasi lõppesid, no ma tennisin ekstra Tartusse need Eesti meistrivõistlused boksis, kuna mul oli juudi juubel 88 ja selle puhul tennisin need võistlused siia, et näha, kuidas Eesti boks on arenenud. 10 kehakaalu ja 30 osavõtte. Anekdoot. Krahv. Mis ma veel tahaks öelda? Kui sa pidasid selle baari, tööbaari, siis ma mäletan, tuleb paar kirja, millega sa tegelesid. Siis 2 inimest helistavad, et kaua see mees seal boksiliidus on. Ma ütlesin, no mis tal viga on, väga tubli poiss. Minu poja Ervini kõige parem sõber, et miks tal viga on, ja tead, minu peatreener ja. Aga te ei tea, mis ta teeb öölokaalis. Läheb välja ja karistab poisse, kes valdusi teevad. Mismoodi sa karistasid, seda ma praegu ei ütle, aga ma tean. Ja mulle oli paratamatus nende kirjade põhjal. Juhatuses olid vene poisid,
ega mina olen tol ajal oli, praegu ka on, ega eestlased ei boksi. Eestlased on Tartus ainult boksivad ja tema juures käinud ka ees. Aga vene boks on meil Eestis, 90% on venelasi. Aga ma ütlen teile selle peale, et venelane on ka inimene ja vene inimene on üks parimaid inimesi ainult, et Venemaal on tsaarid ja Eestis on kuningad ja president. Üks väike vahe on. Tsaaridest ma mäletan Juhan Julma ja need teisi ajaloo. Vaadake, rumaluse esimene tundemärk on, et inimene räägib palju ja räägib nendest asjadest, mida ei ole vaja rääkida. Aga tere tulemast tagasi boksiseltskonda. Sind ei ole ma ametlikult välja visanud, vaid ma kustutasin lihtsalt nimekirjast. Ja sa oled eluaeg veel boksis ja ma palun täita ära boksiveteraanide, ma olen Eesti boksiveteranide seltsi president, MTÜ. Ma palun täita ära siis avaldus ja ma tulen siis ükskord sinu juurde ja võtan selle allkirja ja ma pean sinust lugu kui Eesti boksi veteranist. Nii, sõbrad, siin oli nüüd nii palju värsket materjali peal, et teine osa raamatule vist ikkagi leidsime siit juba sellise esimese sellise sutsaka. Ma siis tänan Vello Kade, kes siis on olnud minu esimesi boksitreenerid siin Tartus, nii et tõesti Vellol on olnud raamat välja antud, nii et ma veel kord suur tänu Vellole. On tulnud külalisi juurde, kas on kedagi, kes soovib ka omalt poolt midagi meenutada, on mingisuguseid küsimusi Gerdile? Ma kuulasin seda viimast juttu ja ma arvan, oletan tegelikult, et see karistamine nägi välja nii, et kevadel poisid panid Gerdile kartulid maha ja sügisel aitasid korjata. Aga on, ja nii, aga siin on üks härra, kes on hea meelega. Kert, ma pakun ka selle ühe uue idee välja, päeval rääkida, aga see on üks kuidagi muud. See idee võiks olla üks pealkirjaga. Ma elasin Eesti Vabariigis. No siit võiks tulla igasugust naidida. Siin on koroonaaeg oma vabalt seltistega, mida sa oskad hästi kirjeldada ja igasuguseid muid, nii et ole lahke. Anda kinni. Ja mõtled, et see on kusjuures täna trennis, täna või enne küsiti ka sama asja, et kas selles raamatus on ka siis kuulus koroonaaeg, kui me pidime siin võitlema kõik võimalike jõududega, siis selleks, et jõusa lahti hoida, siis ütlen, et siin raamatus seda leia ja need jah, võib-olla siis järgmisest. Vabandage, räägid või? Vabandage, ma istudes räägin. Mulle meeldis üks asi. Mulle meeldis üks foto, kus ma nägin Kerti jõutõstmise võistluste võitjana. Kas need olid Euroopa või mingid suured võistlused ja Kert oli selle jõu tõstmise või jõuharjutuste Euroopa parim. Kas on see õige? Ma olin maailma 4. kohal, enne seda tippus üleval. Jah. Tuli Hiina võistlus. Ma ei tea, kus ta üleval on, aga mina nägin internetis. Vaadake, kui kõva poiss sattus sai. Nii, kas on siin veel kedagi, kes võib-olla meenutab vanu aegu, on küsimusi Gerdile? Et sõbrad, siis mina omalt poolt lõpetuseks ütlen nii, ma rääkisin täna enda abikaasaga Gerdist ja ta ütles, et kuule, et Gert on nüüd, ta on olnud rahumees, boksija, kõik erinevad spordivaldkonnad ilmselt
spordialadest võib-olla mingi iluuisutamine välja, aga samamoodi poliitikas küllaltki kibe käsi olnud ja tegutsenud ja igasuguseid andeid on sellel vennal, raamatu kirjutas ja siis ta küsis, et huvitav, et kas Gert on, võiks nagu maalida ka natüürmorti või akti või. Ja siis ma ütlesin talle, et tegelikult põhjus, miks Gert ei ole kunstnik, ainuke põhjus on see, et ta ei ole lihtsalt proovinud. Tegelikult on niisugune nali, et tuleb proovida. Mul on kodus kuskil lauasahtlis päris palju erinevaid pilte, et nii, et see on ka pool, see on tehtud. Jah, siit juba tuli juba Gert Eurovisioonile loomulikult, et meil on siin neid Tartu poisse veel, kellega saaks võib-olla koos duetti laulda, et atleetlikuid Tartu poisse. Aga sõbrad, on veel kellegi mingisuguseid küsimusi, tähelepanekuid, et hästi selline äge seltskond on koos. Tavaliselt öeldakse, et ütle, kes on su sõbrad, ütleme, kes oled sa ise. Vaatan, et karvupajad on siin koos ja tätoveeritud poisse ja tüdrukuid ja kõiki on siin koos, et seinast seina ja müts maha, et sa suutsid Gert üllatada, mind sa suutsid üllatada väga-väga palju, sina tulid raamatuga välja. Ma ei tea, mis tuli minu postkasti lendas, mis toimub, kus see nüüd järsku tuli. Et ega ma ka ei osanud esimese hooga neile nagu midagi vastata, aga siis ma hakkasin võikselt nagu ennast kurssi viima ja tuli välja, et täitsa õige asi ja esimese hooga arvati, et see ei ole võimalik, et kuidas selline asi üldse sündida sai, aga teades Gerti, siis ma arvan, et siin esimene eestlane, kes ilmselt kuu peale läheb ka, mul siin paremal käel istub, et siit võib meil tulla siin päris palju üllatusi, mitte võib tulla, kindlasti tulebki ja siinkohal tõmbaks äkki sõbrad joone alla ja nüüd on see osa, kus te saate tulla üllatus ka. Üks üllatuseks on muidugi see, ma arvan, et paljud ei kujuta ette, aga ma korraldan sõber Markiga jooksuvõistlused. Ja need on 2. märtsil, mail, Väike-Maarjas. Georg Luuriks saab 150-aastaseks ja kuna ma ise olen sündinud Väike-Maarjas ja olen ise suht sama ala mees, et siis tundus nagu õige asi teha siis midagi selle mehe auks, nii et 2. mai jah, on Väike-Maarjas siis Georg Luurik, 150 aasta juubeli jooks. Väike-Maarjaga tuleb mulle meelde minu abikaasa, kes on sõitinud Soomes, aga elab Väike-Maarjas. Et mina võtsin taisi Väike-Maarjas. Ja kui on jooksuvõistlus, siis ma ütlen mitele, et sul on viimane aeg väikemaarlastele näidata jällegi, mida on maailmameister veteranide jooksus kui 800. Aga 800 jõuab seal Luuriki juures ikka ümber ringi joosta. 10 ringi ümber Luugivingi, et ma talle üles annan. Gerdi kutsel, võta oma autoga kaasa, sul on ilus auto. Mul on nii mage auto, ta ei istu sinna siin. No nii, näete sõbrad, juttu jätkuks kauemaks, aga nüüd tõesti see osa, kus kingitustega üle külvata, saate Gerdi käest küsida autogrammi pühendusega, täpsustada, et see on kõige keerulisem protsess tänasel päeval, et kas ta on Moonika 2 O ja tavalise K-ga või 1 O ja C-ga ja nii edasi. Aga tänud veel kord kõigile ja siis need poisid, tüdrukud, kes sealt täitsa taga on, vaikselt ei julge lähemale tulla, siis ma usun, et ka nüüd on teie tähetõikusti, siis saate tulla Gerti õnnitlema ja autogrammi tulla küsima. Ma arvan veel Gerdile veel mikrofoni, see on teisega nagu lõpp selline sõna ja kumadus, tead nagu tõesti kevad. Ei, lõppsõna ei olegi, ühesõnaga, mul on meeletult hea veel näha, et nii palju asja kohal küll. Et ma reaalselt arvasin, et kui siin algul öeldi, et on 27 tooli, siis mõtlesin, et peaks olema piisavalt, siis on õnneks näha, et ei ole piisavalt. Suur tänu.